Tervitus uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. EKRE pressiteenistus annab teada, et järgmisest nädalast lõpetab erakond tegevuse erakonnana ja jätkab kirikuna, kuna praegune Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ei ole homoideoloogia sallimise tõttu enam moraalse toe ja majakana tõsiselt võetav. EKRE astub asemele ja võtab kõik kirikuhooned üle lähema 2 nädala jooksul. Toimuma hakkavad regulaarsed rumalateenistused ja loodetavasti kujuneb teenistus korralikuks, märgivad usujuhid. EKRE on olnud juba pikemat aega rohkem kirik kui erakond ja seda nii usujuhtide kui ka jüngrite ja järgijate poolest ning peapiiskop Martin Helme sõnul on viimastes sündmustes selline kopp ees, et oodata enam ei saa. Ülemineku ajal töötatakse evangeelse konservatiivse rahvaerakonnana ja juulist alates juba kirikuna, märgitakse teates. Reformierakonna eilsel nõupidamisel otsustati aga praeguse Reformierakonna kõrvale luua veel üks Reformierakond ja vana nime ära muuta. Selliselt käitudes õigustaks Reformierakond ka igati oma nime, sest reformib vahepeal ka iseennast. Praegune Reformierakond ehk uue nimega Stagnatsioonierakond jääb erakonnaks, mis on valitsuses, ja uus Reformierakond on erakond, mis seisab edasi oma seniste valijate huvide eest. Ainult üks erakond ei saa korraga teha 2 nii erinevat asja, nagu seda on valitsuse juhtimine ja valijate huvide eest seismine. Paljud ettevõtjad näiteks, kes on Reformierakonnas viimaste aastate poliitika taustal pettunud, saavad nüüd asuda toetama taas uut Reformierakonda. Kas ka teistel erakondadel on plaanis abierakondi asutada, selle kohta meie agentuuril seni teateid ei ole. Ühe erakonna asemel 2 kasutamine aga tagab, et üks erakond on ikka võimul. Ja veel valitsuse töömailt. Annab valitsus teada, et lisaks automaksule, mis on kenasti tööle hakanud, on töölaual nüüd ka autopuudumismaks, mida peaksid eelnõu kohaselt maksma kõik need täisealised Eesti Vabariigis elavad inimesed, kes pole endale autot soetanud ja seetõttu ei anna omapoolset osa riigieelarvesse. Autopuudumismaks likvideerib ka ebaõiglase olukorra, kus alati maksavad autoomanikud, autos reisijana või jala käivad inimesed, aga mitte. Maksu suuruseks on 600 eurot aastas. Autopuudumismaksust pääsemiseks pole inimesel muud vaja teha, kui soetada endale auto ja siis edasi maksta juba lihtsalt automaksu. Rahvastikuteadlaste korraldatud uuringustega selgub, et Eesti meeste keskmine eluiga kasvab. Kui 5 aasta eest oli 75–87 aastaseid mehi Eestis 2,7% rohkem kui näiteks aastal 2003, siis läinud kuul läbi viidud küsitlused näitasid, et meeste arv, kes tunnevad ennast 87 aastasena, on kasvanud juba 34% võrra. Mitmesugused sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid hoogustavad vastavaid arenguid veelgi ja sotsiaalteadlased ennustavad, et peagi aastal 2030 tunneb iga teine 30-aastane Eesti mees ennast nagu 79-aastane mees ja iga täisikka jõudnud mees tunneb ennast 59-aastasena. Keskmine enesetunne jääb 67–74 eluaasta vahele, mis on 49 aastat rohkem kui Euroopas keskmiselt. Kuulsite uudiseid.